No kunstikoolil on olnud suur võimalus olla Eesti üks vanimaid laste kunstikoole üldse. Nii et peale Tartu, Jõhvi, Tallinna olemegi siis nii-öelda 4. kunstikool Eestis, mis hakkas tööle 1977. aastal. See ettevalmistus muidugi tol ajal kooli ettevalmistus kestis vähekene kauem. Nii et varsti saame pidada oma 45. juubelit järgmine aasta. Viimsi kunstikoolis õpitakse maalimist, joonistamist, kompositsiooni, vormiõpetust, kunstilugu. Samas on meil võimalik õppida juurde eraldi keraamikat, vitraaži ja meil on olemas skulptuuri ja meil on olemas ka õpetajad, et vajadusel nii-öelda projektidena saab teha veel erinevaid erialasid. Meil on eraldi ka digiõpetaja. Meil on päris hulka lõpetajaid, kes on väga edukad nii kunsti erialadel, samas on ka väga erinevatel erialadel, et kunsti mõte üldse, et miks kunstikool on. Vast ongi see, et avardab maailma, näeb maailma erinevat moodi. Nii et meie lõpetajate seas on ka edukaid teadlasi ja rääkimata arhitektidest ja kunsti erialadest inimesi. Kes need õpilased on, kes meie kunstikooli tulevad? Osad on kindlasti sellised, kes on ise avastanud, et teda kunst huvitab ja ta tahab seda sügavuti õppida. Kindlasti on ka neid, kes tulevad, kuna keegi sõber, tuttav käib kunstikoolis, et tuleb seltsiks kaasa. Kindlasti on ka neid, kellel vanemad on väga motiveeritud ja haridususku ja soovivad, et nende laps saaks nii-öelda laiema maailmapildi. Aga meil on tore koostöö ka teiste õpetajatega, nii et meil on päris hulka lapsi, kelle on siia saatnud oma kooliõpetajad. Lapsed tulevad kunstikooli sellepärast, et neile meeldib näha maailma natukene teravamalt, panna tähele, osata vaadata ja tegelikult tulevad väga erinevatel põhjustel. Mõned tulevad väga konkreetselt, et tahavad mingisugust konkreetset tehnikat õppida. Mõni tuleb konkreetselt ja ütleb, et ta tahab õppida päriselt joonistama. Ja meie kunstikoolis on see võimalus ka, et õppida väga klassikaliselt ja traditsioonilisi tehnikaid. Samas me loomulikult tahame olla ka ja oleme huvitatud selles, mis maailmas toimub ja kaasaegsete suundumustega olla kursis. Terve elu ongi kunst. Me ei pääse mööda kunstist mitte kuskil, mitte ühelgi erialal peaaegu. Et omamoodi käib see väga-väga erinevalt kokku. Kui sa ehitad maja, siis meie lõpetajate seas on päris hulka arhitekte. Samas mul on ka insenerid öelnud, et neil on kindlasti toeks, kui neil on mingisugused teadmised kompositsioonist või ka oskus midagi rohkem tähele panna. Need riided, mis meil seljas on keegi kunstnik neid visandanud, välja mõelnud. Kõik need digivahendid, mis meil käes on kellegi disainitud. Et need kõik on selle praktilise poole pealt, et igapäevane elu ei pääse kunstnikust. Uuelt majalt ootame palju kaasaegsemaid võimalusi. Kindlasti eriti, mis puudutab tehnilisi ja digivaldkonda ja ka, et ruumid oleksid suuremad, kus me saaksime rohkem distantsi hoida. Mis on meie jaoks ka hästi oluline, mis selles majas vajaka jääb, on see, et õpilaste tööd nii-öelda väljapanemise võimalused.
et meil ei ole neid sirgeid seinu ja ruumi nii palju. Ja kindlasti ka seda, et saaks olla kursis nii-öelda Eesti kunstiga üldse. Et kuigi Viimsi vald on hulka suurem kui paljud linnad, siis siiani meil ei ole ühtegi galeriid. Et kindlasti see on meie jaoks ka suur ootus, et üks asi on ikkagi siiani veel ei asenda need digivõimalused seda, et kui sa näed mingit asja eset originaalis, originaalmaterjalis, nii-öelda tehnikas. See küsimus, kas uues majas peaks õpilaste arv kasvama, siis seda me oleme arutanud ja mõelnud. Ja kindlasti saaks teha uuringuid, aga kindlasti on mingisugune optimaalne hulk inimesi, kes nii-öelda on valmis sügavuti õppima kunsti. Ja ma arvan, et paljud neist on juba oma tee leidnud. Võib-olla selliseid eelkursuse huvilisi, kes nagu niimoodi natukene tahavad kunsti nuusutada, et neid kindlasti tekib juurde. Samas on Viimsi vallas meil olnud niivõrd palju võimalusi. Tallinn on paarikümne minuti kaugusel, lähemal siin osad võimalused, et meie lastel on küll see võimalus, et niivõrd palju erinevaid võimalusi, ja enamus lapsed on hõivatud, nii nagu ka uuringud ütlevad. Selle pika ajaloo jooksul, mis meil on siin olnud, me oleme pidanud päris palju kaasajaga kaasa minema, et nii-öelda need vanad õppekavad päris sellisel klassikalisel puhul ei kehti, kuigi mingisugused nii-öelda tehnilised algtõed jäävad ju samaks. Aga kindlasti oleme pidanud kohanema sellega, et tänapäeva lapsed või tänapäeva ühiskond üldse on palju pinnapealsem ja hõivatum. Ja me oleme arvestanud sellega, et me peame jagama õpilasi ka teiste huvidega. Ka arvutidisainerid vajavad keskendumist. Nad ei pääse sellest. Ja mida uue maja suhtes on meil küll väljakutse, et kuna meile satuvad ka tõesti selliseid lapsi, kes tahavad mõnikord rohkem keskenduda ja kes tunnevad ka siin mõnikord, et tahaks veel rohkem nurgas omaette olla ja vaikselt tööd teha. Et see saab võib-olla meile nagu väljakutseks, et kuidas neile lastele pakkuda seda turvalist keskkonda. Kui kummaline ma teile tundun? Ma arvan, et terve ühiskond on muutunud palju vabamaks. Me võime leida riigiametnikke, kes käivad, ma ei tea, kollase kostüümiga ja punaste juustega ja platvormkingadega. Et see ühiskond on tegelikult kogu aeg muutumises ja see on nii loomulik, et me lähme kaasa. Ja selles mõttes on erinevalt, et kindlasti nii-öelda see õnneks ongi erinevaid inimesi, kus on erinevaid inimesi tüüpe, et osad tahavad tähelepanu, nad tahavad silma torgata, nad tahavad eristuda. Samas on väga rangelt ka neid, kes tahavad pigem varju jääda ja kunstnikes ka, kes pigem ei taha üldse välja tulla, vaid nad arvavadki, et nende tööd peavad kõnelema iseenda eest. Me kunstikooliga oleme käinud ka üle Eesti, külastamas erinevaid kunstikoole ja muuseume. Ja Tallinn on väga ligidal, nii et Tallinnas me oleme ka pidanud mõned tunnid kuskil kunstimuuseumites. Ja samas vanemate kursuste õpilastega on selles mõttes ka hea, et kuna korraga minna ongi kohati keeruline, sest meil käivad väga erinevatest koolidest õpilased, ka linnakoolidest, siis me oleme jõudnud sinna, kus õpilased käivad ka iseseisvalt kunstinäitusi vaatamas. Et väljapoolt tuleks ka näitusi, kus tõesti
need lapsed, kes tahavad kunstiga tegeleda, et see tuleks siia ligi ja mitte ainult nii-öelda kunstikooli lapsed, aga see on ka võimalus lastevanematele ja miks mitte siis tervele Viimsile, kui meie unistuste galeriis võiksid olla näitused, kus oleks esindatud nii Eesti kui ka välismaa erinevaid kunstnikke. Lisaks sellele, et ka kooliõpilastel oleks aeg-ajalt võimalus sinna oma töid üles panna. Kindlasti meie jaoks on nagu hästi suur osa, et meie kunstikooli õpilased ise näeksid erinevaid kunstiteoseid originaalis, aga loomulikult, kui see on nii suur maja, siis on see võimalus ju, kui ta on Viimsi keskuses terve Viimsi valla elanikele, lisaks nendele, kes külastavad Artiumi, ma ei tea, kontserte või muid töötubasid. See galerii on väga vajalik, sest me teemegi väga head tööd kunstikoolide liidus, kus proovime tuua eri Eesti paigus töid ja õpilasi kokku ja saaks infot ja kogemusi vahetada, mis on väga oluline. Ja praeguses ongi, et hetkel on meil kunstikooli õpetajate näitus üleval Randvere koolis ja raamatukogus, aga ta ei mahtunud mitte kuhugi ühe näitusena, sest ei ole selliseid vastavaid ruume. Ja see kindlasti oleks see, mis annaks selliseid võimalusi juurde, et ongi need iga-aastased kunstiõpetajate näitused, kõik need saaks ilusasti sinna galeriisse sisse panna. Need on näitused, mis käivad üle Eesti ja kindlasti Artiumi galeriil oleks oma väärikas koht seal.